No nii, sõbrakesed, tere! Täna mul siit kodustuudiost rohelisel taustal video tehtud. Eks nüüd näis, kuidas läheb. Te kindlasti kõik nägite, ma panin amatöörlehe peal ka palve üles, et äkki keegi on Saudis koha peal ja saadaks mingi pildi, et ma saan taustapildi mingi vahva panna. Aga kui see ei õnnestu, siis ma pean improviseerima ja ilmselt kasutan ChatGPT abi niimoodi, et vaatame, eks see siis video kui valmis saab, et siis ole näha, kas läks õnneks või läinud, või pidin improviseerima. Nii et, aga Saudi Araabia ralli tuleb ja mis siin esimesena ma ütlen seda, et loomulikult 12 autot stardis, vertsusid ja no ralli 2-ga on Robert Vilves ka stardis, hoiame talle kõik pöialt ilusti. Aga ma ütlen, mina ei oska selle kohta midagi öelda, ma olen siin väheke tutkinud ja vaatanud, et pilte mingisuguseid leida ja et kuidas seal on, aga seal ikka panevad, seal on siuke, ütleme, nagu liiva kõrberalli või kuidas, et just nagu ei ole kruus ka ja asfalt ka ei ole, et on nagu liiv ja just nagu ei ole liiv ja ma arvan, et see saab olema päris vinge väljakutse, eriti kui arvestada seda, et see on viimane ja siin mõnel mehel tuleb väga hakata sõitma niimoodi, et makaronid linast väljas on, kui tahab tiitlit saada, et ma pean silmas Elfinit ja Ogi. Nii et nende vaheline duell tuleb kindlasti ülikõva ja vaata siin nüüd ongi, eks noh, kõik on seal esimest korda ja mis on nagu põhiline on nüüd see, et okei, ei saa öelda, et Ivansil pole kogemust on, aga maailmameistri kogemust tal ei ole, aga Ogil on tervelt 8 tükki neid ja vaata seal tuleb ikka siukene, minu arust siuke väga tõsine, siuke mentaalne, psühholoogiline mäng, et kes nüüd keda, sest seal ei ole võimalik niimoodi, vähemalt Ivansil ei ole võimalus seda, et ta seal kuidagi annan järgi, vaata, mis saab, äkki Ogi eksib, seal peavad esimesest katsest alates mõlemad peavad panema niimoodi, et makaronid ninast väljas. Ja olgem ausad, ega ei ole vaja, ütleme siin, nagu meeskonnatiitli pärast ei ole vaja põdeda, see on juba ära vormistatud, nii et nüüd on ainult see, et makaronid ninast väljas. Niimoodi tuleb anda minna. Aga mis on selle asja juures, kui nüüd nende uudiste najal, et Ott ei nagu loobub, et ei sõidagi enam on ju, siis ma arvan, et no temal on eriliselt hammas verel, et viimane ralli sel hooajal, et oleks ju vahva see lõpetada niimoodi, et võidad ja kaotada ei ole tal mitte midagi. See tähendab seda, et ega ka tema paneb niimoodi, et makaronid ninast väljas. No Villil Formool ei ole sellist pointi. Ja okei, nemad sõidavad punktide peale ka, aga nendel sellist pointi ei ole, et nüüd makaronid ninast väljas anda ilmselt minna, eks ju. Nii et selles mõttes saab see ikka üliäge olema. Ja teine asi, mis ma muidugi mõtlen, et vaata, nüüd on hea, Sesks on ka jälle stardis. Ja need, mis mina pildid vähemalt vaatasin, selles mõttes ma arvan, et Seskile peaks ralli küll sobima. Selles mõttes tundub, et siuke liivane lai, siukest asja ei ole, et mingid õune puid on seal kuskil ääres, et kuhu otsa panna või värki ja tal siukene hästi rohisev sõidustiil ka on, nii et ma arvan, et talle peaks sobima, aga mis ma 6 kuud tagasi mingi video on tehtud seal nendest kiiruskatsetest ja asjadest, ma vaatasin, aga mis on seal kehva, seal on kehva see, et kui talvel sõidavad, siis on selle lumega, et aru ei saa, kus tee läheb, et paned kollased prillid ette, et parem. Aga ma vaatasin, ega siin on ka, kogu see landscape on just nagu ühte värvi ja niimoodi, et nüüd välja eristada, kus sul see tee on ja kus see ei ole. Minu arust see on ka üks siuke vinge point. Aga ma ütlen, noh, see saab jumala äge on. Ja muidugi ma siin kohal praegu kohe tuletan meelde, kes ei ole kuulanud Parkvere mehed, kindlasti kuulake, see on väga põnev, sest seal on üks tähtis mees külas saates, nimelt üks mehaanik, kes on ka Saaremaalt pärit ja kes on seal Hyundai tiimis nüüd toimetanud ja värki, nii et väga põnev saade oli, ma ise kuulasin niimoodi, et soovitan teile ka kindla peale. Et ma ei taha seda saadet pikka teha,
aga nagu te näete, wow, uus särk, näete. Ja vot nende särkidega nüüd on niimoodi, et eks me natuke disainime seda veel ringi, et ilmselt tulevikus tuleb niimoodi, et siin ees on seesama pildikene, on siukene väike ja see suur tuleb selja peale, et siis on nagu rallile äge minna, on ju. Ja siis võib-olla seal käise peale paneme ka Eesti lipu värgi. Et seda vaatame, kuidas me lõpuni disainime, see on nüüd lihtsalt siukene esimene linnukene, mis sai tehtud, et ma saan selga panna, näidata ja see on niimoodi, et see härra, kes meil selle tegi, tema on pannud ka need auhinnad, muuseas eelmise ralliga auhind, mis see tool on, ma pean panema, sellega on ühendust võetud, aga eks ma annan talle teada, ma ilmselt viin selle isiklikult kohale ta ja siukse koha peal elab, et postib automaati seda pikka junni panna, et või siin muid asju ka veel juurde panna, et siis ma kahtlustan, et mul tuleb niikuinii sõita, et ma nüüd detsembris katsun sinna Tartu poole sõita ja niimoodi, et kui sa kuuled, et siis ma võtan suga veel ühendust, et ma toon sulle isiklikult kätte. Aga mis meil on siin, meil on Mad Fox Company, ta on siuke ilus tore visiitkaart ka. Sellest ma tegin pildi, selle ma panen siia plõks ülesse. Ta oli ilus logokene ka väike, selle panen ka plõks siia ülesse. Näete, et siuke ilus tore. Ja tema pani tookord koos Ivoga panid selle auhinna need toolid panidki, mis on amatööri logo on selja peal. No selle toe peal. Niimoodi ja nüüd on tema siukse asja teinud. Ja mis tal veel on, näete, see on võtmehoidja. See ma ei ole pakendist lahti võtnud, see on ka katsevärk, see on nagu mulle praegu, aga ma teile tutvustan. Ja näete, vaadake nüüd, kohe ma võtan ta siit sellist välja, vaadake kui professionaalselt need asjad kõik pakitud siin on. Näete, ei tahagi välja tulla, ma pean ikka suuremad lahti lõikama. Et see on niimoodi nagu otse tehasest, niimoodi on pakitud. Vaadake, aga näete, vaadake, kuivõrd äge, näete jah, niimoodi, et väga vinge, see ma ütlen teile, see on väga vinge. Oota, ma liigun kaamerale natukene korraks lähemale, et kuidas see jääb siia peale, ma ei tea, aga näete. Selline ja mõlemal pool on siuke pilt, seesama pilt ja vot siukene vägev asi on, niiviisi. Ja nendest asjadest siis kõigist särgist ja sellest võtmehoidjast, nendest saavad siis siukesed asjandused, et eks ma teinekord annan auhinnaks ka, aga kes tahab siukseid asju saada, siis see ongi nagu amatööri lehe toetamiseks, et me ka saaksime asju toimetada ja võt igast tehnikat osta ja kõik asju. Mul peab praegu uus mikrofonisüsteem siin. Ma loodan, et heli on okei. Niimoodi, et on. Ja ma näitan teile. Ma muidugi siia pildi ka panin ka, katsun niimoodi, et rohelisel taustal pilti ja niimoodi keeraks. Ma ei tea, kus mul see välja tuleb. Aga mul see tass on siin kõrval. See nüüd Ivo lasi teha, esimesed. Ja andis mulle, mul on õppkõva mitu tükki andis, nii et nüüd ma pean väga tõsiselt mõtlema, mis ma teen. Ja need on ka sellised eksklusiivsed värgid nüüd. Ja uuest aastast, uuel hooajal siis saab ja siis neid saab tellida. Et ma ei oska hetkel hinda öelda, mis on, mis hakkavad need kõik asjad maksma. Ma arvan, et ainult tassi ei ole mõtet nagu selles mõttes tellida. Et siis oleks ju mõttekam, et telliks nagu võtmehoidja juurde ja värki, sest siis kui postikulu paneks, siis saaks kõik asjad komplektis saata. Sest muidu kui sa hakkad näiteks seda võtmehoidjat saatma või tassi eraldi, siis saatmiskulu on nii palju krõbe, et pane sinna see 3,5 euri või 4 euri, pane kohe saatmiskulu otsa. Et loomulikult ma mitte kunagi niimoodi ei saada, kui mul on keegi, kes soovib, jääb mulle minu liikumise tee peale, et näiteks Tallinnas või niimoodi ma ei peagi saatma, et lihtsalt siis ei tule need kohe
niimoodi kohale, et tellisid ja kohe tuleb. Aga siis on täpselt niimoodi, et kui ma ise trehvan Tallinnasse, toon ära või need, kes on Pärnus või ütleme Järvakandist kuni Pärnuni, selle lõigu peal siin sõidan, saan kohale tuua. Ja noh, Tartus ma vahetevahel ka käin, siis Tartusse ma saan ka kohale tuua, aga muidugi sinna ma nii tihedalt ei trehva. Selle elame ainult ühe tassi pärast. Näiteks, et see ma siis, kui mul endal vaja minna, siis ma saan kaasa võtta, aga noh, sellega peab arvestama, nii et selles mõttes on nagu kavalam tellida mingi täis komplekt asju, et kõik saab nagu ühe jutiga panna. Ja hindame sinna kindlasti väga kõva ei pane, et siin oma hinnale natukene peale ja siis see saatmiskulu ka, aga ütleme niimoodi, et ma arvan, et see saatmiskulu sinna meie juurde Indusele, ütleme, mis on oma hind, et on kindlasti ilmselt suurem kui see, et meile endile, mis see meile endile, see jääb selleks, et ta ongi teinekord, ma ütlen, mikreid osta, praegu ostsin ka mikrile veel need kuubikud sinna alla, sinna tehakse ka. Fox Company teeb mulle sinna ka klepsud peale, ma arvan, et selle sama siukese, selle uuema tüübi oma, et see, mis vana amatööri logo nagu on, seda ma kasutan videos siin üleval ainult. Aga särkide peale niimoodi hakkavad tulema ainult sellised asjad. Aga see Fox, ta teeb igast muid huvitavaid vidinaid ka. Ma arvan, et ma panen selle, ma pean ta kas tegelikult nõu küsima, kas ta võib või panna. Noh, selle pildi panen kindlasti, mis visiitkaardi on, aga tal on siin taga meiliaadress ja telefoninumber ja nii, et tema käest otse neid asju, kus see, mis amatööri logoga on, neid tellida ei saa tema käest otse, aga igast muid asju ja oma pilte või asju lasta panna siis saab. Aga noh, see logo on ka tema disainitud. Nii et see meie logo on võetud ja seda on natuke ümber tehtud ja ruudulipp ka siia juurde pandud ja on minu vast igati uhke värk on ja. Nii et võt sedasi. Ja vaata, see oligi, tahtsin teile üllatuse teha, et ilus uhke särk ja puha ja ma ei tea, minule endale väga meeldib. Et eks me peame väheke disainima veel katsetama näiteks, et hallisärgi peale ta sobib kindlasti väga hästi, aga näiteks peame katsetama, kuidas ta musta särgi peal jääb. Et ütleme, kui rallile lähed, siis valge särk ühest küljest on äge, aga valge särk läheb jube ruttu mustaks on ja siis on igalt poolt poliprintsmed värgid peal jama, et selles must oleks nagu ka äge, et aga me ei ole katsetanud, ma ise arvan, et jääb musta peal ka väga äge. Nii et nüüd me otsimegi, et kus saaks nagu T-särke niimoodi, et nende kui hulgi osta, et oleks see hind võimalikult madal, sest keegi ei taha siin 40 euroga hakata särki ostma, on ju. Niimoodi, et ma arvan, et kui särgi hind seal saaks kuidagi niimoodi, et mitte rohkem kui 20 euri, siis oleks nagu okei. Nii et see on kõik meie töö ja vaev ja ega me sellega rikkaks ei saa, ütleme niimoodi. Ja eesmärk ei ole rikkaks saada, vaid tegelikult on unistus see, näiteks Rally Estonia tuleb, siis on kõikidel amatööri fännidel on siuksed särgid seljas, et okei, see pilt on selja peal, siin on ka, aga siis kõnnid rahvases, näed kohe, amatööri fänn, vot niimoodi, eks ju. Et on äge. Ja ma ei oskagi muud midagi rääkida. Veel nii palju ka, ma vaatan, mul on tegelikult telefonis siis pilt olemas, pildi panen. Aga meil ju see, mis see amatööri fantasy värk on, ma siin võtsin lahti, eks te hoiate kõik ise ka silma peal. Ja mis ma siin vaatasin, ma panen siia plõksi ka pildi ülesse sellest, mis ma kuvatõmmisi tegin. Aga ma ise vaatan, et siin on küll seis siuke, et põhimõtteliselt, ütleme esimesed 5 kohta. Nende vahel võib veel minna, aga praeguse seisuga, et kui nad kõik, ütleme, panevad niimoodi, kui näiteks kõik vastavad ühtemoodi, on siuke juhus, et vastavad ühtemoodi, siis on niimoodi, või ütleme mingi väikeste eeldusega, aga siis ongi, ega siin on põhimõtteliselt kas Rasmuse või Taavi vahel, nende vahel läheb, sest nendel on siin vahe, Rasmus on siin jumala vingelt eelmine kord pand igatahes, mis neil on vahe, 3, 4, 5 punkti on neil punkti vahe. Niimoodi, et Rasmus peab sellisel juhul peab siin eksima selle pakkumisega ja Taavi peab kõik pingosse panema, et siis on hea. Et läheb, aga ma ütlen, et see on nüüd küll selles mõttes põnev, aga ma panen selle grilli pildi
mis on nagu arvutiga tehtud pilt siis, kui teda tehti. Mul on kotis, ma ei viitsi teda välja võtta, hakata kokku panema, et las ta olla kotis nii nagu peab olema. Aga ma pildi panen, siis näete, et siis mul ongi hea, et siis ma pean niikuinii seda kuskile kohale toimetama hakkama, sest ma saan aru, et Rasmus, tema on ka sealt Lõuna-Eestist kuskilt, Taavi on siit Vändra kandist kuskilt, Siim Kallas, ma ei tea, kus tema on. Sime on Vahter ka, ma ei tea. No teisi ma ei tea. Aga noh, küll siis saab ühendust võetud ja otsitud, kes kus, mis, mida. Aga vaata, selline põlev värk meil on. Niimoodi, et vaatame, ma loodan, et heli jäi ka hästi peale. Nüüd on küsimus ainult selles, et see näitab, et paneb, aga kas nüüd see heli sellest aparaat sinna kaameralisse sisse ka jõudis, seda ma ei tea, aga mis selle mikri hea on? Selle mikri on see hea asi, et see mikker ise salvestab ka, nii et kui mul sinna ei läinud sisse kaamerasse, siis siia jäi heli peale. Siis on muidugi nii palju ainult kehva, et seda nüüd pilti heli kokku ajada, aga suures plaanis on see väga okei. Aga täna mul on veel kõva filmipäev, kuna mul stuudio püsti on, niimoodi, et hoidke mu muidu asjadel ka silma peal, et seal ma tahan siukese väikese siukese, võtte sellise asja teha. See on mu esmakordne selline üritamine, nii et ma vaatan, kui hästi mul see õnnestub, ma arvan, et on äkki lõbus, et too ei tule pikk ka niimoodi, et aga praeguseks jau-plau, kuulake Park Ferme kinda peale ära, kes veel kuulanud ei ole, see, mis oli selle nädala osa ja siis järgmine nädal hakkame juba rallit vaatama, nautima, õnneks ajavahe ka pikka ei ole niimoodi, et on igatepidi vahva ja tore. Nii et, tšau-pjau, amatöörid ruulivad.